Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere, Johan! Tere, Marge! Tore, et sa tulid. Tore, et sa leidsid selle aja Eestis olemise vahel tulla ja minu jaoks ongi täna natuke erilisem saade, et on viimane sellest 12-sest sarjast. Et mul on kohe selline ise sees väike põnevus kohe. Et vaata, mis siis sügisel edasi saab. Ilus, tore on olla koos siin. Aitäh! Mõtlesin, et alustuseks küsin, et kas sa jagad natukene enda teekonda, võib-olla väiksest poisist tänapäeva, et olete kuidagi põnev kuulata, et kuidas inimesed on jõudnud sinna, kus nad on täna? No teekond algas siinsamas Tallinnas aastal 77 ja noh, need Eesti või nukaajad olid, minu jaoks oli väga armas aeg selles mõttes, et lapsepõlv oli hästi ilus, suur pere ja tore. Ja siis hakkas natuke muutuma siis, kui ema otsustas Soome kolida. Sellest, et KGB käis koolis järgi mul ja viis mind jalutama ja sellel ajal ma ei saanud loomulikult aru sellest, et käis nagu uuring, eks ole. Samal ajal isa oli Ullaris vangis ja siis, kui me Soome läksime EMS-iga, kui ma olin 10 vana, siis hakkas päris raske elu. Et seal polnud sõpru, perekonda, sellel ajal ei saanud ega edasi-tagasi nagu käia, et müür oli vahel põhimõtteliselt, eks ole. Ja nende jaoks ma olin nagu tulnukas ja ka vaenlane. Nende jaoks ma olin venelane või see, kes nende maa ära võttis, eks ole, ja sõdis ja tappis neid. Kuigi eestlane, eks ole, sama poole peal ikka, aga lapsed võivad päris julmad olla ja inimestel traumad ka sees, et see Soome aeg oli üpriski raske mul. Kolisime linnast linna ja me olime üpriski vaesed ja oli kiusamist ja sellist väga palju minu puhul iseendasse sulgumist. Et ma panin nagu ennast lukku, et ennast kaitsta. Ja seda kaitset ma kandsin väga pikalt nagu edasi, sest kui sa lapsena mingisugused otsused teed enda jaoks, eks ole, et nii on turvaline, aga sa ei tea seda, et sa samal ajal nagu ei luba, ei lase kedagi endale juurde, intiimsust, kõike seda. Ja samal ajal, nendel aastatel, kui ma olin mingi 13, 14, 15, 16 seal, siis mul olid päris ka sõbrad sellised, et me ikka olime ikka politseis ja vaheta vahel ja seal palju asju tehtud. Aga see kõik jälle, mida ma täna tean ja õpetan, eks ole, oli traumale põhinev. Ja siis, kui ma 16 olin, siis ma läksin Ameerikasse isale ja onule külla esmakordselt. Ja see muutis mu elu täielikult. Et see oli nagu, ma tundsin esimest korda elus, ma olen nagu õiges kohas. Sest seal oli, keegi ei tundnud, ei teadnud mind, on üks asi, et see on nagu väga vabastav, vaata, kui sa oled väikses kohas olnud, kasvanud, et kõik inimesed nagu peegeldavad sulle just seda mingit osa sinust, eks ole. Ja samal ajal see loodus ja teistsugune mõtteviis, inimesed on palju avatumad, nii mõneski mõttes. Ja seal ma sain ka oma esimesed väga suured nagu vaimsed kogemused, kuigi ma hakkasin mediteerima Soomes, kui ma olin 14, 15, et nagu mul olid mõned hetked seal, kus mul oli väga lähedal, olin sellele, et ise oma elu nagu võtta, sest mul oli väga rasked ajad, perioodid. Emaga ei saanud hästi läbi ka nendel aegadel ja ei osanud ennast väljendada, et kõik oli nagu sissepoole kuidagi. Aga siis ma hakkasin mediteerima ja läbi nende meditatsioonide avastasin sisemaailma.
kus oli väga huvitav ja nagu läbi selle ma arvan, et ma nagu päässingi oma elu nii mõneski mõttes. Ja siis ma just jätkasin sellega tegemist, et kui ma Ameerikasse läksin ja siis kui ma 16 olin, siis ma sain esimest korda seeni üksinda mäe peal Topangas ja see avas mu maailma no nii plaksuga läks lahti ja et see oli esimest korda selles elus, ma sain aru, et ma ei ole oma trauma, oma lood, jutud, ma ei ole piisav, kõik mis sees meile nii palju valu teeb. Ja mul on tänapäeval, ma olen väga tänulik selle üle, et need meetodid on muutunud nagu meetoditeks, mida isegi teadlased kasutavad ja arstid kasutavad ja terapeudid kasutavad nagu, et inimestele avada see teine perspektiiv, mis on võimalik, eks ole. Ja siis seal ma armusin selle maaga väga ära ja siis, kui ma 17 olin, läksin tagasi, küll ainult külla arvasin, aga siis jäin sinna ja seal hakkas mul modellitöö ja siis see viis mind New Yorki ja siis hakkas näitlejatöö, mis viis tagasi mind LA-sse. Aga kõige sellel ajal ma tegin sama aegselt ka vaimset tööd, nagu arengut, et see oli see, mis alati mind kõige rohkem nagu tõmbas. Ja kõik need teised asjad, mida ma tegin selleks, et raha teha, nagu alati mõtlesin, et see on tore ja äge ja kihvt omamoodi, aga see vaimne töö oli see, mis mind nagu mu vaimu täitis ja siis, kui COVID juhtus ja ma olin ikka näitleja sellel ajal, ma hakkasin õpetama veebi kaudu, andma nagu inimestele võimaluse ühineda minuga, püramiidhingamist teha. Ja mis oli siis nagu download, mis läbi tuli aastaid enne seda. Meil oli tavaliselt niimoodi, et iga päev oli mingi 5-25 inimest meie pool nagu minuga hingamas. Et see oli siis mu igapäevane praktika, et sõbrad tulid, nende sõbrad tulid. Aga siis ma hakkasin õpetama seda online'is ja siis oli sadu inimesi igalt poolt nagu olid kohal. Sest inimesed olid oma korterites kinni ja ei saanud välja minna ja tahtsid ka isenest ära tappa, see oli nii suur nagu teprekas inimestel ja siis nägin ja nemad tundsid ka, et kuidas kui sa sisemaailma poole nagu pöördud, et kuidas see avab sind, kuidas see muudab su seisundit, eks ole, kuidas see annab sulle võimaluse oma elu muuta nii võimsalt, et sa tahad siin edasi olla. Ja siis ma sain aru, et see on see, mida ma pean nagu tegema elus, eks ole, et teisi inimesi niimoodi aitama. Ja mingi osa minust enne seda, ma ütlesin just seda, et kes ma nüüd olen siin, nii palju on juba õpetajaid ja meetodeid ja tead see mingi, ma arvan, et paljudel inimestel on see, et kes ma olen, eks ole, ma olen lihtsalt keegi väike siin, teen oma asja, aga just see, et meil kõigil on mingi kingitus, eks ole, või omalaadne, unikaalne asi meie seest, mingi kunst, mingi loov energia, mille jaoks võib-olla ma olen siia tulnud siia maa peale, seda jagama. Ja ma väga soovitan inimestel seda nagu ühendust saada sellega, sest praegusel ajal ma teen seda, mida ma armastan seda, mida ma teen ja see külluse tunne, mis sellest tuleb. Isegi kui ainult üks inimene kohal on, ainult ühele inimesele jagad. See energia hakkab niimoodi voolama ja elu muutub nii ilusaks, sest siis on see tunne, et sa tead, et sa teed seda, mida sa oled siia tulnud nagu sündinud võib-olla siia tegema, kogema ja jagama. Ja siis on niimoodi, et kui hea on olla, eks ole. Ja siis ma nüüd sellel ajal praegu kolisime Ameerikast ära naisega 3,5 aastat tagasi, elame praegu Ibizal, Hispaanias ja õpetame igal pool maailmas ja ma räägin ka väga palju tänapäeval armastusest, suhtest, kuidas head suhet luua,
sest see oli nagu üks teema, ennast lukku pannes, mis minu jaoks oli täiesti nii võõras, nii teistmoodi. Et alguses, kui armastus nagu tahtis sisse tulla või enesearmastus, eks ole, ka, et ma olin täiesti sellises vastuseisus ja vastuolus kõige sellega. Et ei osanud üldse selle teemaga tegeleda ja ainuke viis oli mingi huumor, sarkasm umbes ja kohe, kui mingi intiimsus tekkis, et teen mingit lolli nalja umbes, et see kohe ära lõpetada, vaata. Ja mingi hetk õnneks ma sain aru, et ma väga blokin iseennast, blokin armastust ja ilma armastuseta elu on üpriski tühi. Ja vist enne natuke rääkisime sellest, et paljud inimesed oma vaimsel teekonnal, nagu me läheme, ja mina tegin väga palju seda, et lähen sinna astraali või kuhugi mujale umbes, et seal on kõik okei, vaata, et see, et ma olen inimene ja inimkehas on üldse võib-olla mingi viga, et ei olegi siin ja ma arvasin ja uskusin seda väga pikalt. Ja tänu sellele ka hiljem elus oli ka hetked, kui olid rasked, ma ütlesin, et kui oled lõpetan lihtsalt ära, mis ma olen siin, ma ei pea siin olema, et see ei ole nagu teema, et ma pean seal olema, vaata. Ja siis üks hetk ma sain aru, et ma olen siin sellepärast, et ma otsustasin vaimuna tulla siia ja kõike seda kogeda ja läbi nende väga raskete hetkede nagu seal on võib-olla kõige suuremad õppused meie jaoks. Ja kui sa nendest läbi tuled ja neid saad nagu aru nendest asjadest, siis läbi selle sust saab ka palju parem teener või õpetaja või jagaja, et teisi inimesi aidata sellega. Samast teemad on samad. Ja tänapäeval ma siis olen selles kohas, kus ma olen väga õnnelik, väga tänulik kõige selle eest ja ma olen väga tänulik, et ma saan inimesi aidata ja iseennast aidata ja luua just nagu seespoolt väljapoole seda maailma, mis ma usun, et kui meie sees on tekkinud balanss ja resoneerub niimoodi, et inimestel on hea tunne ja hea olla sinuga, siis nad teavad, et sama on võimalik ka neil. Et see toob mulle nagu seda elujõudu ja tänulikkust ja kõike seda head. Jah, sest lõpuks ju need tunded, me tunneme ju ise enda sees, et keegi natukene heas mõttes trigerdab neid üles, aga need on ju alati olemas ise enda sees, keegi ei anna meile neid, on ju, et täpselt nii. Selleks need ägedad ruumid on meelde tuletamaks, et kes me tegelikult oleme. Ja. Aga sa jagad ka palun natuke enda suhte kasvu, et ma saan aru, kui alguses olid väga kinni, ma ise saan enda paarilisega ka veidi samast, et nagu naistena on võib-olla meil rohkem seda kuidagi selle potentsiaalse emana meil on seda empaatiat või seda kohta, et nüüd mina ikkagi tajun, et siin on erinevad rollid, on ju, kui me need rollid võtame, aga et kuidas sinul ja Rachelil see ühte kasvamine toimus? Mu naine on mu kõige suurem õpetaja ja see, kuidas tema mind on julgenud, viitsinud armastada lahti, on tõesti sügav kummardus tema ees, sest ma olin nii lukus, nii kinni, aga kui me kohtusime, siis ma olin 36. Ma olen 13 aastat nüüd koos olnud. Ja see, et ta lihtsalt ei jätnud järgi, ei andnud alla, vaata. Ja sest need minu avamised olid alguses nii isikesed ja siis tagasisammud, vaata kohe, kus on turvaline, oma arvast turvaline, eks ole, kinni lukus, kuskil koopas peedad ennast tead. Ja ma olin väga oma nagu vältija või vältimises, eks ole. Ja sest see oli väga ebaturvaline. Ja aga õnneks ma olin piisavalt vana juba, et ma olin aru saanud sellest, et samad mustrid korduvad kogu aeg. Ei või olla nii, et need on teised inimesed, peab olema vist nii, et see olen mina, eks ole. Ja ma arvan, et paljudel inimestel on just see, et sa pead seda nagu saama seda matsu nagu mitu korda sellest aru, et sellest aru saada, et see ei ole nemad. Ma mõtlen, kui me näitame sõrmega, eks ole, et 3 sõrme näitavad tagasi meie poole. Ja et see oli selline nagu egopauk ja kogu see nagu
kas võib olla nii, et minus on see. Ja siis kui ma sellest aru sain või hakkasin aru saama, siis ma olin just nagu nendest teistes sfäärides väga palju aega veetnud, eks ole, kus on kõik võib-olla ei pea nagu maise asjaga tegelema, on ju. Et see on nagu turvaline ja tunded on just need, mida me kardame kõige rohkem inimestena ja võib-olla eriti meestena, sest me mehed kardame olla haavatavad. Sest kui me haavatavad, siis me saame haiget, eks ole, ja kui me oma südant avame, siis kui sealt tuleb mitteoskuslikult seda vastu ja meid siis jälle haavatakse, paneme ennast veel rohkem lukku. Et see on see, mida ma täna õpetan, on just et suhtlemise oskus, eks ole, kuidas me saame väljendada ennast niimoodi ja teineteisega ümber käia niimoodi, et me ei haava teineteist, me oskame olla selles haavatavas seisundis, aga samal ajal mitte süüdistada, mitte hävistada, mitte valud teha, mitte minna tagasi mingisse hetke, kus oli valu ja see uuesti sisse tuua ja siis uuesti nõuaga niimoodi, nüüd kui sa lahti oled, panen sulle raisk ära, tead. Et see teekond oli väga väärt, väga raske ja aga samal ajal ma süvenesin ja õppisin väga palju. Ja just nagu suurte meistrite käest nagu Gay Hendricks ja Katie Hendricks ja ma hakkasin lugema väga palju raamatuid, et aru saada nagu iseendast, hakkasin teraapias käima, mida ma väga soovitan leida endale inimene, kes, kui sa oled suhtes või olnud suhtes, keegi, kes ei ole su partner, kes saab sind aidata. Sest mina ja Rachel, ma arvan, me ei oleks koos, kui meil ei oleks olnud inimesed meie ümber, kes oleks mind nendel rasketel hetkedel suutnud aidata, sest on väga raske aru saada sellest, et su naine või su mees on tegelikult su kõige suurem õpetaja. Sest tavaliselt ka on see, et sa oled valinud selle inimesele sellepärast, et väga paljud nende mustrid on samad mustrid, mis vanematega olid, eks ole, et neid siis nüüd tervendada, neid nüüd parandada. Ja kui sa ei tea seda, sa ei näe seda, on vaja abi. Raamatud on väga hea, podcastid on väga hea, eks ole, kuula, aga siis kui praktikasse minna, siis on vahest vaja, et on keegi teine, kas teine inimene, teine paar, kes oskab teid nendel hetkedel niimoodi aidata, eks ole, et sa ei lähe, see muster muidu on meist tugevam. Ja meil lihtsalt veri läheb ajust ära, eks ole, kas me siis klammerdume või hakkame siis vihaselt röökima, võitlema, põgenema või tõmbame uttu, eks ole, et Jumala eest seda tunnet praegu ei tunneta, aga pull on see, et meie ajus on niimoodi, et need samad osad meie ajust, mis on, sa kindlasti tead seda juba, mis laste ja vanemate vahel on, lähevad ainult siis samad kohad nagu aktiveerivad, kui me oleme suhtes. Lähine intiimsus tekib. Jaa, et see on nagu nii, kõik see teadmine on nii hea ennast, kui sa õpetad endale seda või kui sa õpid seda, siis sa saad aru nagu, et mis teemad need on ju. Ja kui me ei tegele nendega, siis me lihtsalt kingime need oma lastele edasi või teistele edasi, kui me oma arust head nõud anname neile, eks ole. Ja see ongi niimoodi, tead. Ja et see mu naisega see teekond on olnud nii imeline ja see, mis ma arvasin, et armastus on ja mis võimalused seal on ja mida ma nüüd kogen, see on nii suur vahe ja teades seda nüüd, et see ainult kasvab ja läheb ainult suuremaks ja iga päev on nagu selline kingitus. Isegi siis, kui meil raske on, me teame, et see raskus on meie heaks, meie kasuks, meie jaoks juhtumas. Et me saame nagu perspektiivi muuta ja näha seda selle kingitusena. Ja siis su suhe selle asjaga kohe muutub. Siis on see, et aitäh, kingitus, davai, et vaatame, kus siin see kuld on, eks ole, mis on siin hea. Te olete üks tiim, et see on hästi oluline. Me oleme sama poole peal, mitte vastastikus. Ja, mulle endale tundub, et üks hästi suur võluvõti suhetes on see, kui mehed hakkavad naisi usaldama, et me ei taha midagi ja naised austavad mehi ja usaldavad, et see mees suudab ja teeb kõik need käigud, mis on vajalikud, et seal on
mulle tundub, et siis tekib rohkem seda harmooniat ja seda siin maailmas on vaja. See üks asi, mis on väga tähtis, minu jaoks oli väga tähtis, oli see, et vanasti kui ma mõtlesin nagu jumaliku energia peale näiteks, kus ma suhtlesin väga palju nagu vaimumaailmaga iga päev, tundus alati see oli nagu mehine energia võib-olla ja siis mõtlesin, et vau, et aga mis juhtub siis, kui ma hakkan suhtlema nagu selle energiaga, mis on jumalanna energia või naiselik vaimne energia. Mul läks keha niimoodi lahti, läbi selle sündis püramiid hingamine. Mul hakkas lihtsalt keha liikuma, hääl liikuma, tekkis vabadus kehas, mitte selline jäikus, vaata väga paljud harjutused ja väga paljud sellised nagu vanamoodi tehnikad on sellised hästi, et sa istud lihtsalt võib-olla, et selg on sirgu ja mediteerid, on ju. Mitte, et sa liigutad ennast, et sa lubad energial keha liigutada, häält teha. Ja see on loov energia, mis tahab läbi meie tulla. Kui sa jäik oled, siis ei ole looval energia kuhugile minna, sest sa ei lase, sa ei usalda seda. Sama on naistega. Ja naised, teil on see nagu naturaalsem, eks ole. Ja kui mees suudab näha oma naises seda jumalanna energiat, seda vaimset energiat ja aru saada, et meil on nii palju teie käest õppida. Ja eriti emotsionaalsel tasemel, sest naised on tavaliselt 10 aastat nagu targemad emotsionaalselt kui mehed. Et usalda oma naist. Aga siin on jälle naistele on tähtis teada, et kui su mees ennast avab ja siis sa tood sisse need teised asjad, nüüd ma talle panen, eks ole, kui ta on avatud, nüüd ma teen talle haiget valu, sest mul on endal valus ja haige olnud, siis ta ei ava ennast enam sinu jaoks. Et seal on selline hästi tuleb olla nii tundlik ja kaastunnetu ja aru saada, et me oleme kõik väiksed poisid ja väiksed tüdrukud, kellel on omad traumad mingist ajast, eks ole. Et kuidas me saame olla teineteisega hell ja mitte kaitsta teineteist nagu niimoodi, et me ei ole ausad, vaata. Aga kuidas me saame olla ausad niimoodi, et me kasutame oma keelt niimoodi ja väljendame ennast niimoodi, et tekib turvaline olek, isegi öelda neid väga valusaid, ausaid asju, kuidas me omada, öelda, et kallis, et ma oman ja võtan 100% vastutus, et osa minust on väga solvunud olnud, väga valus on olnud ja tahtsin lihtsalt jagada sinuga seda. Siis me saame kõik selle vastu võtta, siis läheb süda lahti, eks ole. Ja intiimsust tuleb nii palju juurde. Intiimsust tuleb juurde, turvaline on. Ja siis me hakkame mustreid muutma. Aga see edasi-tagasi või mul on õigus ja sul ei ole ja kogu see värgend on väsitab nii ära meid. Ja väga paljud suhted lõppevadki, et see on hästi, nagu sa enne ütlesid, hea soovitus võtta siis sellel hetkel, kui ei ole nii teadlikus kohas veel suhe, võtta keegi kõrvale, kes peegeldab ausat, ja näitab neid pisikesi meid seal, et siis minul kunagi aastaid tagasi muutus siis nii palju lihtsamaks kõigi inimestega suhestamine, kui ma hakkasin nägema seda haavatud last seal iga asja tagasi. Siis tuleb selline sügav armastus, nagu lihtsalt, et okei, ma näen. Ja see on nii tähtis seda teha ja nii tähtis nagu endale seda õpetada ja minu arust nagu peaks seda juba õppima lasteaias, algkoolis, kuidas suhelda, kuidas rääkida teineteisega, eks ole. Aga see täiesti puudub praegu. Ja siis me ei oskagi. Ja kui sa 99,9% inimesi maailmast ei oska niimoodi teineteisega suhelda. Ja mis sa siis ootad, no? Aga tänapäeval on võimalus meil kõigil seda õppida, seda kasutada ja luua uus emakeel. Et see igas keeles saab niimoodi suhelda, eks ole. Et toome selle teadlisliku suhtlemise viisi endaga kaasa ja et meist saab see uus algus. Ja siis meie lapsed, meie sõpruskond ja kõik hakkavad ka kasutama, sest nii on palju lihtsam, palju mõnusam, palju kergem. Ja siis ei ole niimoodi, et kutitsevad kokku ja räägivad ainult mingit jalgpallist või ma ei tea, et see on, naised nagu on palju avatumad tavaliselt, nad suhtlevad oma tunnetes ka, aga et mehed seda teavad, see on väga haruldane ikka. Nõus.
See ka, kui natuke selline sügavam teema tuua, mida sa enne ka puudutasid, et seal on ka see elust lahkumise soov tekib tihti just meestel rohkem. Ja seda on peale siin COVID ja ega mis mina näen, et COVID oli muidugi tohutu kingitus. Ja mis sa ka jagasid, et seal vaata, kui ilusaid avanemisi tekkis. Aga ma olen vaadanud, et naistel on lihtsalt nii nagu loomuomasem see helistada sõbrannale ja rääkida ja see nii palju aitab, et minu arust on ju see juba nii ilus märk meile, et see jagamine, et me oleme sotsiaalsed olendid ja siin on põhjusega mehed, naised ja meid on siin üpris palju, et see ei ole viga, vaid see on nii suur nagu potentsiaal ja kingitus. Ja see kingitus, Eestis on Tiit näiteks, eks ole, kallis vennas, et temaga lihtsalt, kui sa oled mees ja sa tahad rääkida kellega, kellel on nagu tarkus sellel alal, eks ole, võta ühendust. Ja on kindlasti ka teisi inimesi, aga mis oleks viga, kui sa räägid mingi sõbraga, kellel on samad asjad, või on juba lahku läinud ja juba ennast kinni pannud, eks ole. Ära nende käest küsi nõu. Küsi nõu nende inimeste käest, kes on selle teekonna läbi käinud. Ja sa näed, et nad elavad seda elu. Yeah. Nad on teinud selle muutuse iseendas, kes paljud õpetajad ajab natuke naerma, kui on paljud õpetajad, kes ei ole nagu suhtes, eks ole, aga väga õpetavad, kuidas suhtes olla. Ja teooria põhiselt võib-olla on väga hea õpetus, aga kas see inimene ise on oma elus, kas ta elab selles kohas, kas ta kasvab sellel alal, eks ole. Sest mingi hetk, kui sa ei tee seda, siis sa lihtsalt õpetad teooriat ja kogu aeg on muutumine, eks ole. Ja et see on ka tähtis. Ma olen nõus, et ma alati mõtlen, et mul on raske usaldada kas või ma ei ole väga, ütleme kas või perearsti, kes on 100-kilone ja ütleb, et kuule, millest me räägime, et ma olen alati hästi seda meelt, et kuulata nõu või suhestuda nende inimeste, keda sa heas mõttes imetled või kellel on midagi, mida sa ise enda ellu tahaksid ka, et muidugi ei ole ju mõtet rääkida võib-olla, ma ei tea, 10 korda lahutanud sõbrannaga, et kuule, mul on mingi suhtekriis, siis on soovus lahuta ja vaata, et sa võimalikud head tingimused saada, on ju. Täpselt nii. Et selles suhtes ja Tiit ja Kerli on ma ka väga ilus näide, kuidas kasvada. Nendega nii hea olla, väga soovitan neid. Kui me tooksime ka korra sisse nüüd seksuaalsuse, et kuidas seal on ka vist hästi nagu kontrastne võrdlus, ma kujutan ette selle intiimsusega, mis oli siis, kui sa olid võib-olla enda meelest hästi kõva tüüp ja teised olid võib-olla seal süüdi ja versus nüüd, kui on see haavatavus, ühendus, lähedus, et kas sa jagad seda muutust ja teekonda ja tänast potentsiaali ka, palun? Väga hea meelega. Seksuaalsusest rääkides, ma kindlasti see, mis ma arvasin, et see on, mis potentsiaal on, eks ma olen kuulsa isa käest ka õppinud igasuguseid teooriaid, eks ole, et kuidas see käib. Ja intiimsus, mul oli endal niimoodi, et mul oli nagu seksi ajal oli intiimsus oli täiesti olemas, aga pärast seksi kohe lukku, mis siis teisele inimesele on võib-olla kõige suurem pauk, eks ole. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed või mehed just eriti on niimoodi, et selle ajal võib-olla ma olen kohal, aga siis kui möödas on, siis kohe tagasi lähed oma kuhugi kaitsed peale ja kuule, see oli lihtsalt seks. Aga me jääme nii paljust puudu ilma, me ei tea, et see võib samasugune intiimsus, mis seksi ajal on, võib ka jätkuda kogu aeg ja kasvada ja areneda ja siis kui sa selles kohas oskad olla ja elada, siis seksis muutub tantra, eks ole. Ja tänapäeval, eriti just tantraga tegeledes, tantrat õpetades ka, need kogemused, elamused, sfäärid, universumid, mis on minu jaoks avanenud, ma ei teadnud, et need olemas on. Ma ei teadnud, et läbi seksuaalsuse, sensuaalsuse, tantra võib kogeda Jumalat, jumalannat. See oleks nagu DMT-d suitsetanud või mingi koormaseeni ära söönud või et sellised kohad, sellised asjad on võimalikud, eks ole.
sama hingamise teel, mis kuulub ka nagu asja juurde, aga ma arvan, et mul oli endal ja ma usun, et ka paljudel teistel oli selline arvamus, et tantra on umbes mingi, et me istume nii kaugel teineteisest ja lihtsalt laseme nagu energial voolata ja et see on kõik mingi ainult astraal umbes või mingi taoline, tead, et selline mingi vale uskumus oli, eks ole. Aga see intiimsus ja kui me teeme sellest rituaali ja süveneme, läheme sellesse sisse ja me alati kutsume kohale nagu ka vaimse energia. Et siis ongi niimoodi, et on nagu kolmik, tead, on mängus. Et see vabastumine, mis sellel ajal juhtub, sa ei pane enam lihtsalt mustrit või programmi, et ma nüüd teen kõigepealt seda, siis teen toda ja siis teen kolmandat ja no siis on tehtud, eks ole. Tuleb selline loov energia kaasa, mis sa märkad ühel hetkel, sa teed asju, koged asju, et isegi, no sa pead kuskilt seda lugenud, kuskilt seda näinud, see lihtsalt läbi sinu hakkab toimuma ja isegi pole vaja meeles pidada, nüüd kirjutan tead vihikusse, et siis et homme teen sama asja, et see väga nagu töötas, et naisele õudselt meeldis, on ju, või endale. Et lihtsalt hakkad usaldama seda energiat, mis on nagu sinust nii palju targem. Ja kui sa oskad ennast avada selle jaoks, siis see teekond muutub nii huvitavaks. No mul on 13 aastat koos olnud, iga kord on huvitav, iga kord on vau, et no, et mis täna juhtus, et see on nii kihvt kogeda seda ja et see väga paljud inimesed, ma arvan, et mingil hetkel muutub seks nagu väga automaatseks, eks ole, et sa ja siis võib-olla ei tahagi enam teha või tahad kellegi teisega teha, et oleks nagu see uuem tunne, vaata, sest aju kogu aeg taha midagi nagu uut. Aga kui sa seda uut oskad luua oma suhtes, siis sa lähed ainult sügavamale ja sügavamale, mitte et sa lähed teise kohta ja seal on lihtsalt teistmoodi, on ju. Sama nii-öelda tase, aga teine lihtsalt. Ja, lihtsalt, aga siis seal hakkabki igav, on ju. Ja siis hakkab uuesti igav ja järgmine ja siis uuesti igav. Aga just, et kuidas luua seda, mul on selline tunne, et sa oled nagu samas majas elanud kogu elu, vaata. Ja siis avastad, et seal on mingi täiesti uus või teine uks, kus sa oled alati mööda käinud, aga pole kunagi avanud. Mis see uks siin teeb? Teed lahti, vaatad universum. Mitte ainult teine tuba. Universum on seal. Ja see on see tee, mis paaridel on võimalik teineteise jaoks avada, kui nad viitsivad, tahavad süveneda. Ja see, no paljud õpetajad räägivad, vähemalt ka tantrameistrid, et läbi selle nagu see on kõige kiirem tee tegelikult sinna nagu ühendusse või vabadusse või nirvaanasse või mis iganes, et kaks inimest teadlikult tulevad kokku, sest seksuaalenergia on eluenergia, eks ole. Ja kui see ei jää ainult siia alla tšakradesse ja see hakkab tõusma ja koos tõstate ja koos võimendate seda, siis läbi selle tekib selline kaif, selline mitte ainult kaif nagu naudingu mõttes, aga see, et sa hakkad nagu tundma seda jumalikkuse energiat ja elamagi selles. See on väga hea. Mulle üks tark, ma korralda vist kunagi siin varem sisse teinud, üks tark üle 80-aastane tantra taustaga meesterahvas jagas ka, et tema on täiesti veendunud tänaseks ka, ta elas mitu aastat seal templites, et paradiisis lastakse ikka kahekesi ainult sisse. Ja temaga vahepeal pikema, mingit vestlusi pidades ma sain ka aru, et kui ilus kingitus on tegelikult see üks suhe ja kui sügavale saab minna ühe inimesega, et ei ole vaja muuta, vahetada ja seda ma sain üpris ammu aru, et teistes ei ole viga, et kui midagi on ainult ju minu enda sisse vaadata. Ja minu kaaslane on kingitus ja peegel selles osas, et ja see avardumine ongi lõputu, mulle ka nii põnevust täis on see, et issand, kui äge, et seal ei hakka mitte kunagi igav. Meil ei hakka kaaslasega mitte kunagi igav, et kui me vaatame, et see on ilus kuulda.
et kas sa jagad ka mõnda praktikat, et sa korra tõid selle hingamise sisse, et kuidas näiteks seksuaalsust ja seda püramiidhingamist olete te omavahel kombineerinud, et meil on praegu niimoodi ja kuulajad, kui teile tahate, siis meil on selline võimalus ka, et meie portaalis, mis on Devotion Methodi kaudu, mis on devotionmethod.com on meie portaal, et 7 päeva saab ilma rahata nagu lihtsalt minna ja uurida ja ei pea liituma, kui ei meeldi, eks ole. Aga meie kasutame püramiidi hingamist just enne seda, kui me siseneme nagu seksuaalsesse, sensuaalsesse tantra elamusse. Ja me teeme seda niimoodi, et me teeme seda silmad lahti. Tavaliselt praktika käib silmad kinni, sest sa lähed sisemaailma, eks ole. Aga siis me teeme silmad lahti ja vaatame teineteisele silma. Ja mina näiteks teen mingid 2 raundi hingamist ja tema teeb siis täpselt sama, mis mina teen. Siis tema teeb 2 raundi hingamist ja ma teen täpselt sama, nagu kopeerin nagu teda. Et ma ei tea, kuidas eesti keeles on mirror neurons. Sa tead seda? Peegelneuronid või see ja, nagu täpselt. see. Ja läbi selle tekib usaldus. Kui meie peegelneuronid saavad nagu siis kui kehad liituvad energiaga, niimoodi, et mina juhin, sina juhid. Ja siis kogu see programm, mis tavaliselt tahab sinna tulla, läheb nagu ära. Ja püramiidi hingamisega on selline kihvt asi, et me oleme väga kiiresti joome sinna kohta, kus tekib see seisund, kus sa aru saad, et sa ei ole sina või sinu identiteet ja sinu ego ja su probleemid, vaid sa saad aru sellest, et sa oled palju rohkemat. Ja samal ajal sa näed, kui sa inimesega teed lihtsalt nagu vaatad silma, eks ole, ja ei liigu, ei tee midagi, siis mingi aja pärast hakkab nagu nägu muutuma ja kõik hakkab nagu virvendama natuke, eks ole. Aga hingamise kaudu tekivad need hetked, kus on see uitnärv. Uitnärv, jah. Uitnärv. Ja samal ajal nagu pea sees meie DMT-l tekib ka selline väikene asi, mis hakkab lahti minema. Siis sa hakkad tunnetama iseennast ja ka su kaasat nii palju sügavamalt. Ja seda teed mingi, ütleme 5 minutit näiteks või isegi vähem võib teha. Ja siis sealt edasi minnes, siis on nagu sealt, kus me alustame. Ja see lööb niimoodi nagu kanalid lahti ja energia lahti ja vahest nagu naerad, lihtsalt vahest nutad, vahest teed imelikku hääli ja mis iganes jällegi lubad energial lihtsalt läbi voolata iseendast. Ja lubad kehal ka väljendada seda, mis nagu intellektuaalselt blokib, eks ole, võib-olla keha on pinges. Intellekt ütleb, pole probleemi. Aga kui sa pinges oled ja sa lähed teise inimesega intiimsesse olukordas, tema tunneb seda pinget. Ja eriti naised, mehed, kui te kuulate, sest te teate, et naised tunnetavad alati teie pinget. Ja kui oleme pinges mehena, siis naine on kaitse seisundis. Või siis ta peab nagu selle pingi iseenda sisse võtma, eks ole, mis ei ole kingitus talle. Sest see, et mida rohkem meie oskame olla seisundis, mis on rahulik, ja seda rohkem naine saab ka ennast või saab alluda sulle, eks ole, et ta usaldab sind. Sa ei tule oma tööpinget praegu tema sisse purskama. Maha laadime. On ju. Ja läbi nende tehnikate on võimalik saavutada jällegi sellist vabadust teineteisega, iseendaga ja mis siis avaneb, on nii imeline ja nii ilus ja juba enne sellest pingest, annad ära selle pinge, eks ole. Ja siis sellest muutub lihtsalt energia. See ole nii, et sa siia mingi tühi auk. Ei, energia hakkab siis liikuma ja siis sa saad seda energiat suunata oma taotlusega, oma tahtega. Niimoodi, et luua meie vahel siis erakordne, ekstaasiline ja orgasmiline seisund. Ja teine asi, millest ma väga palju räägin, on see, et seksuaalsuses et väga paljud mehed nagu seksivad sellepärast, et saada oma orgasm kätte, eks ole, siis jällegi, mis juhtub, pinge läheb ära. Nii palju pinget, ma saan orgasmi, nüüd ma saan korraks pinge maha. Aga jällegi su kaasa tunnetab seda, ta teab, et see on sinu nagu eesmärk, vaata.
siis tal on ka pinge, eks ole. Sest noh, kui sa oled hea mees, siis sa proovid oma naisele kõigepealt saada tema orgasmi saaks, aga tunnetab ka seda, et sa proovid seda teha kiiresti ära selleks, et siis sul luba orgasmi saada on ju. Ja kui me võtame mehena ära selle vajaduse, et meie orgasmi saame täna, et me oleme lihtsalt selles mängus koos, me lihtsalt oleme koos. Ja kui sa oskad hakata suunama seda energiat, mis tavaliselt noksi kaudu välja läheb, eks ole, ülespoole kehasse, erinevate osadesse meie kehas, sest saab loov energia ja mõned ütlevad chi, shakti, energy, mis iganes nimi sellel on, aga sa õpid ära seda suunama. Ja just niimoodi, et see tervendab sind, see annab sulle rohkem ja rohkem jõudu ja energiat juurde. Ja siis, kui naine tunnetab ära selle, et sul ei ole seda eesmärki, et eesmärk ongi ainult see, et me oleme koos siin praegu, armatseme ja oleme selles koos, siis kuidas su naine avaneb sulle ja mis läbi selle teie jaoks koos avaneb, on nii maagiline, nii erakordne. Ja siis hakkab tekkima see nagu kõrgem või teadlikum arusaam sellest, mis siin päriselt võimalik on saavutada koos. Ja siis sellest tuleb see eesmärk, võib-olla uus eesmärk, et vau, kui see oli praegu nii palju, mis nii palju võib olla, aga kui on sellised võimalused, vau, et see, ja siis ongi nii huvitav koos kogu aeg, seda kõike tunnetada, kogeda, ja siis ei olegi enam pingeid. Siis sa saad aru sellest, et sa oled nii palju rohkemat, mida sa oled arvanud, et sa oled. Ja siis tulebki see nii-öelda sellest meie tavaolekust, kui me seda saame nii nimetada, targem energia, mis seda juhib. Ja siis muutub ka meie tavaolek. Sest minu tänane tavaolek, võrreldes sellega, kes ma olin, kui ma olin mingi 20 või mis iganes, eks ole, isegi 30-ndates, ei saa võrrelda. Ja see, et inimesed lähevad kuhugi peole ja võtavad asja sisse või lähevad retriidile ja seal saavad mingi asjaga teha. Kuidas sa tood selle oma tava ellu? Et sellest saabki su tavaolek. See on nagu tõesti seda teekonda väärt. Siis sa elad selles, siis sa oled see. Eks ole, mida sa teed, sa oled. Et see, ja minu jaoks on just tähtis see, et üks asi, mida ma näen, mis puudub inimeste elus tänapäeval. Meil ei ole igapäevaseid rituaale, eks ole, ja meie rituaal, et me oleme telefonis või teeme tööd ja või vaatame telkut, eks ole, aga intiimsuse rituaalid puutuvad, tänulikkuse rituaalid puutuvad, hingamise rituaalid puutuvad, ja kui me toome need sisse oma ellu, isegi ainult 2-3 minutit päevas, sa hakkab niimoodi asjad muutuma. Ja jällegi see ei ole mingi, ma pean seda vastikut asja tegema, nii ebameeldiv on. Ei ole ebameeldiv, tore on, kihvt on, äge on. Alguses on ainult see hirm, et see on mingi teistmoodi, eks ole, ma ei taha proovidagi. Aga proovi ära, uuri, vaata. Tee võib-olla proovi püramiidi hengemist teha 2-3 minutit, vaata, mis juhtub su kehas, su meeles, su südames. Ja et on tore ja lõbus, eks selle samal ajal. Ja kuidas su ülejäänud siis nagu päev välja näeb, kui sa seda teinud oled. Või teed seda, kui sa töölt oled tulnud näiteks, ei ole, ja pinge on peal, enne kui sa suhtud oma naise ja lapsega. Või mehe ja lapsega. Tee seda, muuda oma seisund ja vaata, kuidas kõik hakkab muutuma. Et see on see, mis on puudu praegu. Sest tähelepanu, eks ole, meilt võetakse ära ekraanis kogu aeg, vaatad, ja mis me tavaliselt vaatame, on asju, mis kas on hirmutavad asjad või lihtsalt nagu mingi teine asi, mis kogu aeg viib meie meele mujale. Meil on vaja iseendale õpetada nagu seda, et meie otsustame, kuhu me selle energia paneme. Mitte, et Facebook või Instagram või TikTok otsustab seda, sest sa mingit kasu sellest iseendale ja su suhe ei saa sellest kasu, su töö ei saa sellest kasu. Sa ei võida.
noh, intiimsuse koha pealt ongi see kiire dopamiin ja tihtilugu selle intiimsuse või läheduse tunde saab ju ekraanist, on ju. ja Ja noh, teine on veel palju on ju siin põlvkondi pornograafia peal kasvanud, mida me oleme ka siin väga palju käsitlenud, et see, mida sa jagad, ongi nii ilus ja ma arvan väga vajalik, et ka mehed seda jagavad ja räägivad, et on mehi, kes juba kogevad. Et me Martiniga, ühe terapeudiga, kes siin käis ka rääkisime, et tema tegeleb hästi palju meestega, et ta näeb, et see nii aitab, et keegi kuskil on rääkinud ja siis sees meie hinged ju kuulevad selle tõe ära. Mida rohkem jagatakse, ongi podcastides räägitakse. Ma arvan, et väga paljud mehed võib-olla kuule. Ma tunnen, et seal on midagi, mis resoneerub. ja see mul on nii kahju nagu just uued põlvkonnad, kes on kasvanud pornograafia peale, eks ole, et see on, kui mina noor olin, siis nad pidid väga salaja kuskilt sellise lehe leidma ja ma loomulikult leidsin, aga ja kasutasin, eks ole, ja see on normaalne, et meil on see seksuaalenergia ja see on hea, aga me kogu aeg programmeerime oma aju. Ja kui sa oled selle programmi pannud ajusse sisse, siis väga raske on seda muuta. Aga ei ole võimatu seda muuta. Aga sa jääd nii paljust ilma, kui sa ei muuda seda programmi. Ja isegi need asjad, mis pornograafias nagu näidatakse, eks ole, see kõik on võimalik, kui sa eestöö või eeltöö ära teed niimoodi, et mõlemad olete nii avatud, et jõuda sinna kohta, kus käib ainult mingi mats ja see ja too, siis sa oled juba sellises ekstaasis, eks ole, aga sellest alustamine on kõige suurem viga. Ja me ei näe seda algust, eks ole, me ei näe, kuidas naist avada, sest naistel läheb tavaliselt palju kauem, et jõuda sinna kohta, kus nad on tõesti avatud. Ja kui nad on tõesti avatud, siis on kõik võimalik ja siis on kõik ilus. On ju, siis me teame nagu, mis see tahe seal on, mis see soov seal on intiimsus. Aga see on terve tegemine. Terveks tegemine. Terveks tegemine, jah, nii ilus mõte. Et kui võtame veel korra nagu suhte plaani, et kuidas sina näed, et milline, või jaga enda suhet, et kuidas teie suhtes selline polaarsus ja selline mängulisus ja igapäevaelus ka, et kuidas te olete seda, et kas sa oled nagu seda kuidagi märganud, mõtestanud, et mina näen, et seal on nagu mehelikumad ja naiselikumad energiat või olemise viisid, et üksteist toetada ja just tõsta ja olla oma sellises kõrgemas potentsiaalis. Üks asi, mis ma ei tea seda eestikeelset nime sellele, aga ma räägin sellest kohe varsti. Üks mu õpetajatest, kelle nimeks on Omrupani, ma ei tea, kas sa tead teda. Ei tea. Ta on BDSM-i õpetaja. See on BDSM on eesti keeles ka asi, eks ole. Ja me käisime tema kursusel ja kuigi väga paljud osad BDSM-ist ei ole nagu minu teema, mulle väga meeldib see psühholoogia, mida nad kasutavad, sest just polaarsus on nagu kõik seal, eks ole. Ja see, kuidas õppida mehena ja ka mehena mitte ainult seda tekitada teises inimeses, naises, eks ole, kuidas seda ka vastu võtta. Ja asja nimeks on eesti keel, mul läheb kõik keeled praegu segamini peas, selle nimeks inglise keeles on containment. Ja see on selline asi, kus ma nagu räägin ette, et kuidas see käib. Et näiteks ma istun voodis, toetan selga, siis seinaga ja Rachel on siis minu süles, niimoodi, et kõhuli minu süles ja ma panen talle lihtsalt käed peale ja hoian sellise nagu üpriski tugeva ja see ei ole nii, et mul lihtsalt käsi istub seal, vaata, et see on nagu, ta teab, et ma olen temaga seal. Ja siis üks käsi on, ütleme, et vasem käsi jääbki hoidma seda tugevat sellist nagu kohal olemise, andma seda märku, et ma olen kohal, ma olen siin, sa võid nüüd täiesti
lasta ennast vabaks. Ja teine käsi lihtsalt võib-olla liigutab natukene või teeb sügavamat sellist massaaži. Ja siis jällegi olen tagasi sinna, kus ma just hoian. Ja siis ma liigutan jälle ühte käed väga rahulik, ei, see ei käi niimoodi, eks ole. Ja kuni selleni välja, et need on väga erinevad puudutused. Aga see loob kehas sellise lõdvestuse, sellise turvatunde, et kõik su, mis on senses eesti keeles? Tajud. Kõik su tajud lähevad lahti, avavad. Sest tavaliselt meil on alati nagu väikene kaitse või suur kaitse on peal, eks ole. Et kuidas jõuda sinna kohta, kus sa kaitse läheb täiesti ära maha ja siis su tajud lähevad lahti. Ja vanasti, no muidu on niimoodi, et mingi selline puudutus, no see ei tunne eriti. Aga siis, kui sa oled, kaitse on maas, siis sellest saab juba orgasmiline tunne, lihtsalt sõrm, eks ole. Et me teeme selliseid praktikaid näiteks ja on ka tähtis, et mees võib olla naise süles ja sama asja kogeda. Sest kui sa ise ei ole kogenud seda, siis sa ei tea, mis see tähendab, mis tunne tegi. Ja ma mäletan esimest korda, kui mina seda tegin, või noh, kui naine minule tegi seda, siis ma jäin magama. Sellepärast, et ma ei mäletagi, no ma olen 195 sentimeetrit pikk, eks ole, 90 kilo, kes mind süles hoiab, on ju. Ja et paljud mehed, neil ei olegi kedagi, et seda tunnet nagu kätte saada, siis me ei teagi, et see olemas on. Ja kui sa tunned mehena, et sa võid täiesti lõdvestuda ja sul on turvaline olla ja siis sa tajud seda nagu puudutust, liigutust sellel tasemel, siis sa saad aru, kuidas sa saad oma naist avada, kuidas sa saad teda teenida, samal ajal iseennast teenida, selleks, et luua sügavam suhe. On üks harjutus näiteks. Teine on, mida me teeme iga päev, ma ei tea, kas see polaarsust loob, aga see loob väga turvalisust, on see, et me oleme teineteise üle väga tänulikud. Sõnadega ütleme seda kogu aeg, aitäh, kallis. Ma armastan sind, aitäh, et sa seda tegid, toda tegid, kolmandat tegid. Vaata, kui mehed kuulevad oma naiste käest, et naised on nii tänulik, et mehed käivad tööl ja teevad seda ja kui mehed ütlevad, ma olen tänulik sa laste eest ja paljud naised käivad ka tööl, aga just seda nagu vastastikku tänulikkust, märkamist, ma märkan, ma näen sind ja mitte mingid suured asjad ainult, eks ole, aga ka kõige pisikesemad asjad, mis tavaliselt on, loomulikult me teeme seda. See muudab nii palju, kõik läheb, sa märkad mind, sa näed mind, oi kui hea on, eks ole, siis tekib energia ja siis kuidas olla mängulik selle kõigega, mängulikkus on nii tähtis ka ja kuidas me tõstame teineteist meeste ja naistena. Just neid asju, mis on mehelikud, naiselikud, mitte et me ei sõida teineteist tead alla või ei häbista ja süüdista teineteist, eks ole. Ja siis me julgeme samas suunas nagu kasvada ja areneda. Et see on hea, et ma olen väga mehelik. Ja mis tähendab, et olla mehelik? See ei tähenda seda, et sa oled lukus, sa ei nuta, sa oled kinni, lihtsalt käi tööl ära ja ole mees edasi, ära vingu vaata. Ei, et ma su südant ka tunnen. Ja et sa avad mulle ennast ja et see on okei, kui sul on raske, et sa jagad seda minuga. See on ka mehelik. Sellest, minu jaoks oli täiesti nagu utoopia, nagu, et sellist asja küll ei tee kunagi. Aga see teeb sind nii palju mehelikumaks, kui sa julged olla haavatav. Ja siis tuleb energia, polaarsus tuleb kohale. Jah, mina naisena võin siin kinnitada, et kui mees on ka haavatav või ta on ka teadlik kõikidest enda nurkades, siis mul on nii palju turvalisem olla selle mehega suhtes kui selle mehega, kes on, mul on kõik hästi. Et seal on nii suur, see sügavus tuleb juurde. Et ei ole, ja see ei ole kindlasti ebamehelik, kui mees ka, ma ei tea, on haavatav, nutab, avab enda sügavamaid kihte, et sellega minu arust ainult vägi ju tõuseb ja kasvab. Kui me oleme ehedad meie ise. Täpselt nii. Nii ilus. Ja kui sa kirjeldaksid enda kaaslast, et millisena sa nagu naiseliku energiat ja naistena näed enda kaaslast, et mida sa tema juures kõige rohkem imetled? Oi, no ma imetlen
kõike, ausalt öeldes. Ta on nii julge. Ta on nii oskuslik. Ta on nii ilus seespoolt väljalt poolt. See, et tal on soov areneda ja kasvada ja me koos areneme ja kasvame ja see ka, et me õpetame koos, eks ole, ja ma näen, kui erakordne ta on. Ma usaldan tema sisetunnet. Tal on 95% on nagu radar on alati nagu õige. No 5% võib-olla ei ole, eks ole. Aga see sügav usaldus just ja naistel on tavaliselt intuitsioon on nagu parem kui meestel. Ja ta on lihtsalt nii armastust nagu voolab üle temast kogu või tema seest, vaata. Tuleb nii palju seda, et ma lihtsalt vaatan, et vau. Ja see just, et ta tahab ka proovida teisi asju ja ma alati nagu vahest minul on niimoodi, et ma ei tea, et see tundub nagu tsipake, nagu lähme kohale, proovime ära, kui ei meeldi, pea tegema, eks ole. Ma olen nii palju õppinud tema kaudu ka iseennast tundma ja iseennast nägema ja siis isegi see BDSM-i asi, ma ütlesin, ma küll ei lähe, see kõlab nagu nii kuidagi teistmoodi, tead. Aga see väärtus, mis ma sealt sain ja see väärtuslik õpetus nagu ja mida me kasutame ja mida ma kasutan kogu aeg ja mida ma olen oma õpetusele nüüd kaasa ka toonud. See on nii imeline, ma kogu aeg olen täiesti elangi nagu sellest, vau, et mul on selline naine, et ta on nii erakordne ja naiselik, samal ajal ta on väga tugev, samal ajal ta on väga pehme, ta on väga seksi, ta on armas, ta on naljakas, ja nii et ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Vastasid, ikka, väga ilus. Äkki ma nüüd viimase küsimusena võtan selle, et kui sa peaksid kirjeldama, ütleme, ta on olukord, keegi ütleb, miks ma peaks olema suhtes ja miks peaks olema intiimsus ja lähedus, et mul on ju, täna ma olen märganud, et on vahepeal selliseid 40+ inimesi, kes valivad olla üksinda, valivad selliseid võib-olla natuke juhusuhteid, et ei ole nii sügavad intiimsused, võivad olla väga-väga head seksuaalkogemused ka. Aga neid on väga paljude erinevate kaaslastega, mis on ka, kõik on okei. Aga ma just mõtlen, et kuidas sina, kui oled pikemas paari suhtes, et mida sa ütlesid, miks see on, miks sa oled selle valinud? Minu kogemuse järgi, mida mina olen näinud ja näen ka edasi, inimesed, kes ei ole paari suhtes või sügavas paari suhtes, ütleme, nad ei näe ennast, neil ei ole peeglit ja kui meil ainult sõbrad on või mingid lühiajalised sellised suhted, siis me tavaliselt ei oska oma pimenurkasid nagu väga hästi näha, sest meil ei ole piisavalt turvaline tunne selleks tekkinud inimesega, et isegi nagu võimaldada seda, et keegi saab sind peegeldada ja me ise ei näe seda. Ma arvan, et kõik on korras, eks ole, nii ongi ja võib-olla mõnes mõttes see on okei, aga see sinu kasvamise võime, sinu arenemise võime on palju väiksem, sest sa ei näe neid kohti ise. Sellepärast me oleme nagu hõimuloomad või paarloomad või selles mõttes, et need inimesed, kes julgevad, siis see võtab julgust ja lubavad, sest on suhteid, kus inimesed ei peegelda üldse, eks ole. Sellepärast, et see on liiga valus, tehakse liiga valusaks see asi. Aga kui sa oled leidnud endale partneri või soovid partnerit, kellega koos areneda ja kasvada, siis see areng on nii erakordne, et see ei ole kerge, eks ole.
ja sellepärast paljud inimesed ütlevad, et ma olen parem üksi, sest see on kergem. Aga see kergus ei tähenda seda, et on parem. Sa lihtsalt oled otsustanud, et ma rohkem nüüd enam ei arene. Ja kui areng lõpeb, siis tavaliselt looduses on niimoodi, et kui mingi taim näiteks kasvab, on ju, ja kui arengut enam ei ole, siis ta hakkab nagu teises suunas liikuma. Ja me oleme samamoodi. Areng on see, mis toob meile juurde elujõudu ja elurõõmu ja kogemise mahlakust. Ja. Täpselt, kogemise, jah, ilus sõna. Et sa nagu elu jätkab seda oma kingituse andmist sulle. Et see, ja jällegi sa läbid nendes kohtades, mis on valusad, aga kui sa läbi sealt tuled, siis teisel pool seda on nii palju seda maagiat ja uut ja põnevat ja et väga minu meelest, nagu ma näen inimesi, kes on ka vanemad inimesed ja on üksildased, nad kuidagi nagu rongist maha jäänud paljud inimesed nii-öelda. Eks ole, nad ei taha, nad ongi otsustanud, et ma nüüd tean kõike juba ja midagi muud ei ole enam õppida. Ma siis kas õpetan kellegile just seda ja siis nad on väga tähtsad, eks ole. Ja tavaliselt see, jällegi ma ütlen inimestelt, olge väga targad või mis on see õige sõna, et otsige endale õpetajaid, kes elavad seda elu, mida sa sooviksid elada. Mitte ainult ta räägib võib-olla nagu juttu, mis kõlab õige, aga nad elavad sellist elu, mida sa tahaks nagu kopeerida või tahaks samamoodi elada. Et need on need õpetajad, kelle käest on mõtet õppida seda värki. Sest muidu see nii palju toimub nagu intellekti tasandil ja eriti spirituaalne ego on nii kaval ja räägib sellist juttu iseendale alates ja ka teistele, et see on nii, inimene võib nii veenev olla, eks seda ole. On palju, ja just, no aga kas ta elab sellist elu, mida sina ise endale soovid? See on väga hea küsimus küsida, eks ole. Ja minu arvates, kui sa oled teadlikus paari suhtes või suhtes, kus sa proovid, mida sa proovid teadlikustada ja sellest teadlik teha, siis seal on kõige suuremad nagu õppimis- ja arenemise võimalused sinu jaoks. Hästi ilus, kirjutan alla. Nii tore, aitäh, et sa tulid. Aitäh. Sai väga-väga ilus viimane osa, ma tunnen praegu, et nii tänulikkus on sees, et aitäh sulle. Aitäh sulle, kallis.